Ja tuli start riietumisjoonele. Nii nagu juures olevad pildilt näha, suudavad ka tütarlapsed sama kiiresti, võib-olla isegi kiiremini riietuda kui meesterahvad. Huvitav, kas igapäevaselt? Ja riietumine peab olema korrektne, sest siin tehtud apsakas võib pärast mängida rolli 10 sekundi näol. Parem võtta siin see sekund rohkem, kui hiljem saada 10 sekundi näida rahva. Nii, esimesed käed on tõusnud, esimesed on valmis. Kontrollivad oma korrektsuse veel üle. Kuskil on mingi pisikene tõrge, aga põhiline on säilitada rahu. Rahulikult ja kindlalt on alati tulemus tulemas. Käsi tõusis ja võib minna jooksuga. Imeilus sinine Siguli on tänaseks viimast korda leekimas. Ilmselgelt saab ta ka endale selle veekaela jälle. Ja pildilt on näha, et plaan on väga korrektne. Musta Norvest plaan on väga korrektne. Igaüks teeb täpselt mida. Võtta rahulikult toilise rahuga. Jalutab mees kale või... Ja esimesed inimesed on saanud märjaks. Väga ilus kaval plaan. Kõigepealt pealtvaatajad märjaks, siis edasi. Ja vesi on tuistamas argiku poole. Selgist ilusa pöörde. Nüüd on küsimus, kus on õige voolik ots. Õige joatoru, õige vesi, õige ots. Ilus Siguli on jätkuvalt kustutatud. Pääste on edukalt ületanud. Aga nagu näete, ei ole väga lihtne seda voolikut murda, kus selline rõhk järel on. Kõrvalt vaadates, et päästjate töö tundub lihtne, aga õige ajal õigesse kohta vesi saada on mõnikord päris keeruline. Väga suurepäraselt avatud keskne märk. Väga suurepäraselt. Ja kohe selgub, kuidas seal päästva on nende kastidega, mis on täitnud selle nukuaugu. Mõlemad mängid on kinnitanud seegast vaadata. Kuna jäävad siia staadile leevatamiseks. See on võib-olla üks väheseid kordi, kus kõik need päästjad ja noorpäästjad olevad ikkagi jätkub vett täpselt nii palju, kui vaja. Kunagi ei tule vett suugu. Maalikkoode väga lõpetab oma võitluse ja ootavad lihtsalt mõne pääst vaadatakse kassi. Nii, kohtunik andis märgi ja